No tuleb aru saada, et mootorratas on meelelahutuslik sõiduvahend ja iga mootorrattur läheb otsima liiklusest ju maksimaalset sõidunaudingut. Aga liiklus kui süsteem tervikuna saab toimida ainult kokkulepetel ja reeglitel. Nii et võib aru saada, et igasugused piirangud ja reeglid võib-olla meelelahutuslikust võtavad mõnevõrra maha, aga teisest küljest, kui me tahame sellest osa saada liiklusest kui produktist, kui süsteemist, siis me peame paraku need reegleid ikkagi aktsepteerima. Kõik algab hoiakutest ja hoiakuid on raske muuta. Inimene, kes on orienteeritud iseenese lõbustamisele ja selle juures ei pea väga teiste inimeste ohutusest ja turvatundest, seda mõtteviisi on keeruline muuta. Kui laiemalt vaadata, siis loomulikult tahaks kõikidele mootorratturitele soovitada riskiteadlikku sõitu. Me peame paar sammu pidevalt ette poole mõtlema ja teadvustama neid võimalikke ohukohti. Kui me niimoodi sõidame, siis tegelikult ei ole mootorrattasõit ohtlik. Möödunud aastal sai liikluses viga üle 100 mootorratturi ja 9 neist hukkus. No nende karmide numbrite taga näib olevat ikkagi see, et seda meelelahutust ei osata õigesti nautida ja politsei sõnul on peamine kurja juur just väga suur kiirus. Kiirus on üks suurematest põhjustest, aga seal on ka oskamatu mootorratta käsitlemine kindlasti teine osa. Ja siis mõneti ka sellist hulljulgust, kus võetakse nagu neid riske hästi palju. Näiteks krossi mootorratastega sõidetakse tee pealt välja, tahetakse mingi hüppesse minna, mingid selliseid asju ja siis kukutakse. Et selliseid põhjuseid on. Et ka siin eelmine aasta meil oli 106 inimest said vigastada mootorratta õnnestustes ja 9 inimest hukkusid kahjuks. Siis seal oli ka väga hästi joonistus see välja, et kui on ekstreem olukord, siis ei osata oma mootorrattaga midagi täpselt peale hakata, ei osata pidurdada õigesti ja vale sõitmisvõtted ja selle tõttu siis ka õnnetus juhtub ja vigastused tekivad. Et enne kõike vaata sõidukiirust, jälgi liiklusseaduse reegleid ja õpi nendele selgeks, käitu liikluses nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutakse. Ole empaatiline teiste suhtes, ära ületa sõidukiirust ja tee oma masin enda jaoks selgeks.